tulemast tagasi siia kanalile. Selles videos räägin vaarikaistanduse rajamisele eelnevatest ettevalmistustest. Mida plaane tehes silmas pidada, kuidas muldi ette valmistada, milliseid ehitisi rajada, milliseid tööriistu oleks vaja ja mida aegselt ette tellida. Kõik need ettevalmistused on vajalikud selleks, et istanduse rajamise või selle käigus hoidmise ajal ei tuleks ette ebameeldivaid üllatusi. Ütleb ju vanasõnagi, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Kord rajatud istandus püsib ühel samal kohal 10–15 aastat. Kui rajamisel on mingi viga tehtud või midagi kahe silma vahele jäänud, on hiljem seda raske parandada. Seepärast võtke kõigepealt pliiats ja paber ning tehke põhjalik plaan. Isegi kui selleks kulub mitu päeva, on see hästi kulutatud aeg. Eesmärk. Esimese asjana tehke omale selgeks, mis eesmärgil te tahate vaarikaid kasvatada. Kas oma tarbeks? Kavatsete muude tööde kõrvalt omale palgalisa teenida? Või on teil tõsine plaan rajada korralik istandus ning sellest ennast ära elatada? Kõik kolmalust on väga head, kuid vajavad täiesti erinevaid töövahendeid, vaarikasorte, toestikku, kastmissüsteemi, taimede paigutust, korjamise viisi ning loomulikult turustamist. Järgmisena vaadake kriitilise pilguga üle oma maatükk. Kas seal on ikka vaarikale sobilikud tingimused? Millised tingimused on sobilikud, leiate eelmisest videost. Võib juhtuda, et kõigepealt peate hakkama maaparandust tegema. Näiteks tuleks kivid ära koristada või rajada drenaaž, et põhjavee tase oleks maapinnast sügavamal kui 0,8 meetrit. Või kaevate piirdekraavid, et naaberkinnistutelt vesi peale ei tungiks. Mõelge selle peale ning pange kõik kirja. Kas maaparandus on vajalik ning kui palju see maksta võiks. Enne taimede istutamist on vajalik maapind nende jaoks ette valmistada. Kui tegemist on korralikult hooldatud põlluga, on see lihtne. Sügisel kopestatakse maapinda sügava künniga ning antakse paar nädalat enne vaarikataimede istutamist põllule väetist. Kui palju väetist panna, sõltub mullas olevate toitelementide hulgast ning huumuse sisaldusest. Üldiselt sõnnikut või komposti võiks panna 100 tonni hektarile, mis teeb 10 kilogrammi ruutmeetrile. Mineraalväetiste koostis on väga erinev ning seetõttu võib kogus ulatada 400 kilogrammist 1200 kilogrammini hektari kohta, mis teeb 40–120 grammi ruutmeetrile. Mõistlik on järgida väetise tootjate soovitusi. Kui on plaanis suurem istandus, siis tuleks lasta mulda analüüsida ning palgata konsultant, kes koostab väetamise kava. Kui muld on liiga happeline vaarikate jaoks, siis peab lisaks väetisele andma ka põlevkivituhka või nõrglupja, et mulda neutraliseerida. Kogus sõltub mulla tüübist, aga kui pH 4,5 ja 5 vahel, siis piisab 9–12 tonnist hektari kohta. Nõnda käib sellise mulla ettevalmistamine, mis on juba põlluna kasutusel olnud. Kultuuristamata söödi, loodusliku rohumaa või heinamaa ettevalmistamine on hoopis keerulisem ja võtab aega ligikaudu aasta. Esimesel sügisel küntakse rohukammar mulda ja jäetakse talveks kõdunema. Kui võimalik, antakse ka sõnnikut või komposti 40–50 tonni hektarile, mis teeb 4–5 kilogrammi ruutmeetrile. Kevadel väetakse põldu mineraalväetisega, küntakse ning külvatakse liblikõelised haljasväetiseks. Suvel rullitakse taimed maha, küntakse sisse ja jäetakse kuni sügiseni kõdunema. Ja teisel sügisel toimub täpselt samasugune istutuseelne kündmine, lupjamine, väetamine, täpselt samamoodi, nagu vana põllu puhul enne rääkisin. Muld on nüüd valmis, mis edasi? Järgmisena tuleb rajada nõnda nimetatud taristu, aed, toestus ning kastmissüsteem. Aia ehitamine on kallis, kuid selle arvelt koonerdamine läheb veelgi kallimaks. Kujutage ette, istutate põllu noori vaarikaid täis ja siis tulevad jänesed ning metskitsed ja panevad nad nahka. Või otsustab mõni loodushuviline ekstreemsportlane oma ATV või džiibiga pisut ringi driftida. Ja kui mingi ime läbi istandus kandealiseks saab, siis tullakse vargile. Korralik aed hoiab palju probleeme ära. Soovitan vähemalt 2-meetrist loomavõrku, mis on alt kitsama silmaga. Et loomad ennast aia alt läbi kaevaks, painud väga alumised paarkümmend sentimeetrit L-tähekujuliselt väljapoole. Tugevustraadid ülemises ning alumises servast takistavad samuti ülevalt või alt läbiminekut. Ja veel, plaan. Arvutage välja,
kui palju materjali kulub, kui palju see maksab ning tellige aegsasti ette. Kui on vaja osta suurem kogus, püüdke vahendajatest mööda minna ning osta otse tootjatelt. Muidu võib juhtuda, et maksate immutatud posti eest 2 eurot, võrgu jooksumeetri eest 3 ja siis imestate, et kalliks läheb. Toestamise kohta teen eraldi video, seepärast praegu lühidalt. Toestiku tüüp sõltub sellest, kuidas kavatsete hakata oma saaki koristama, kas käsitsi või kombainiga. Vältimaks kulukat ümberehitamist, ärge hakake materjali ostma ega toestiku rajama enne, kui olete koristamise mooduse omale selgeks teinud. Niisutussüsteemid on nõnda olulised, et ka nende kohta tuleb eraldi video. Praegu ütlen ainult nii palju, et seni, kuni kasvatate enda jaoks või hobi korras, võib loota vihma peale. Aga kujutage ette, et teil on müügileping ette sõlmitud ja peate kindla koguse tarnima, vastasel korral tulevad leppetrahvid. Aga kui tuleb põud, mida te siis teete? Ma tean küll, mis te teete. Ilmselt ostate nende tootjate marju, kellel on kastmissüsteem ja müüte need marjad kahjumiga oma lepingupartnerile. Niisutussüsteem, selle tüüp ja rajamiskulu tuleb samuti plaani panna. Kui olete sobivad sordid välja valinud, tuleb kuskilt istikud hankida. Kõige lihtsam on ühendust võtta mõne puukooliga. Ilmselt neil on olemas hobiaetnikele mõeldud kogus istikuid, kuid suurem kogus tuleks aegsasti ette tellida, sest istikute paljundamine võtab aega vähemalt aasta. Aga kui teil on aega ja oskusi, võitegi ise omale vajaliku koguse istikuid ette kasvatada. Nõnda hoiate kokku raha, kuid kulutate aega ning oma tööjõudu. Jälle tuleb võtta pliiats ja paber ning välja arvutada, kumb variant on odavam. Ja nüüd on see koht, kus tuleb mõelda, kuidas tellitud istikut maha panna. Arusaadav, et tänapäeval keegi enam põõsaste kaupa ei istuta. Vaarikad istutakse põhja-lõunasuunaliste peenardena. Küsimus on ka selles, kui suur vahe jätta peenarde vahele. Mida tihedamalt on peenrad, seda rohkem on taimi, järelikult saab rohkem saaki. Probleemid tekivad aga hooldamisega. Koduaias võib peenarde vahekaugus olla kõigest 2 meetrit, sest kogu maa harimine, hooldus ja korjamine käib käsitsi. Aga suuremas istanduses peab peenarde vahele ära mahtuma ka tehnika, mida hakata kasutama. Sõltuvalt traktori suurusest võib reavahe ulatada 3–4 meetrini. Ja kui on kavas hakata kombainiga koristama, tuleb peenrad rajada vastavalt kombaini mõõtudele. Kui jutt juba tehnika peale läks, siis pange oma plaani ka kirja tehnika, mida edaspidi vaja läheb ning kui palju see maksab. Töövahendite kasutamisel tuleb leida optimaalne tase. Pole mõtet osta tillukasse koduaeda suurt traktorit. See töötab küll kiiremini kui labidas või mullafrees, kuid maksab oluliselt rohkem. Samas pole väikeses aias traktorile piisavalt tööd, mis tähendab, et enamus ajast ta lihtsalt seisab. Samas liisingut tuleb maksta ka kasutult seisvamasina eest. Või vastupidine näide. Niiduka asemel vikati ostmine tundub hea tehing, sest vikat on odavam. Aga käsitsi niitmine võtab aega ja nõuab rohkem tööjõudu kui niiduki kasutamine. Lõppkokkuvõttes on suurte pindade puhul vikatiga inimene kulukam kui niiduk. Seepärast hankige töövahendid vastavalt istanduse suurusele. Koduaeda labidas, kõblas, oksakäärid, nuga, kastekann, ämber. Ongi kõik. Keskmise istandusse veel lisaks motoblokk, mullafrees, niiduk, trimmer, kastmisvoolik, veepump, käsiprits, aiakäru, marjakarbid ning külmkapp. Ja suurfarmi traktor koos haakeristadega, kombain, järelkäru, taimekaitseprits, niisutussüsteem, marjakastid, külmkamber ja nii edasi. Nüüd on teil esialgne plaan valmis. On aeg potentsiaalsed kulud ja tulud paberil kokku lüüa. Hästi hooldatud istanduses annab üks põõsas aastas ligikaudu 2 kilogrammi marju ning sellist saaki võib eeldada 10 aasta jooksul. Hiljem vaarika saagikus väheneb. Vaarika kilo hind Eesti turul kõlgub 5–8 euro vahel. Teades oma istanduse suurust, saate välja arvutada ligikaudse summa, mis istandus oma elu jooksul sisse toob. Samuti saate välja arvutada, kui palju istanduse rajamine ja töös hoidmine maksab. Kui kulutusi on rohkem, kui marjad sisse toovad, vaadake oma kuluallikad üle.
kas on mõtet osta kõige uuemat ja kallimat tehnikat? Äkki sobivad ka odavamad ja kasutatud masinad? Kas kulutate liiga palju teenustele? Äkki tasuks ise käised üles käärida ja jõukohased asjad ise ära teha? Kas valitud maatükil tuleb enne kasutamist teha maaparandust? Siis loobuge sellest ja leidke mõni sobivam põld. Loodetavasti jõuate oma arvutustes plussi. Kui mitte, siis selle kohta on olemas vanasõna. Töö viis viimse leiva laualt. Jah, hobi korras võib oma tarbeks marju kasvatada ka siis, kui poest saaks odavamalt. Aga istandust pole mõtet rajama hakatagi, kui on juba ette teada, et hakkab kahjumit tootma. Tänan, et jaksasite seda suhteliselt pikka videot vaadata. Kui plaanid on tehtud, maa ette valmistatud, materjalid tellitud ja tehnika soetatud, siis on aeg taimed maha istutada. See on juba järgmise video teema. Kohtumiseni!